No nii, tervist, head inimesed, minu nimi on tõepoolest siis Tanel Talve ja võib-olla antud kontekstis oleks paslik sissejuhatuseks öelda, et ma olen üle 2 aasta juhatanud sellist Delfi podcasti nagu Olukorrast digiriigis, mistõttu enamus siin täna paneelis osalejaid on üsna tuttavad ja võtan teie lahkel loal teid sinatada, nii et siis ärge arvake, et ma lihtsalt ülbe olen, vaid me tõepoolest tunneme üksteist küll. Aga teate, kuna selle kohvipausini nüüd on ikkagi natukese veel aega ja te olete siin päris jupp aega paigal istunud, siis ma ikkagi kasutan võimalust ja proovin natukese teid võimlema saada. Et ma küsiksin sissejuhatuseks, kui paljud teist AI-d tööks on kasutanud? Nii, eraeluks. Väga tore. Ja kui paljud teist on seda meelt, et seda AI-d ei anna ei eraeluks ega ka tööks väga hästi kasutada sellepärast, et ta ei räägi piisavalt hästi eesti keelt? Ahah, kuulge, üks mure vähem. Et selles mõttes, teeme selle teise mure ka kohe ära. Tegelikult ma pean muidugi mainima, et ka veebis on veel meie tänase paneeli pealkiri natuke teistsugune, et minul on siin kirjas, et kuidas panna tehisaru eestlase moodi mõtlema ja meie keelt rääkima. Nüüd on see AI käinud juba eelnevalt siis kratina siin kallal ja ära võtnud siit selle teise osa, selle, mis eesti keelt puudutab. Et ma ei tea, Arvi, mis me nüüd siis teeme, aga igatahes ma ikkagi jätkan selle eesti keelega ka, sest et ma ei tea, sellega ei ole probleeme, seda me täna siis ei räägi, aga see eestlase moodi mõtlemine on ju küll ka ära tehtud, sest et see aparaat valetab ju minu meelest nii, et silm ka ei pilgu, et see on ka korras, et polegi midagi siin kõnelda. Hea küll nali naljaks, aga tegelikult on asi tõsine. Ja mul on hea meel, et see tänane meie vestlus pandi just enne seda kohvipausi, sest et ma usun, et sellel teemal on meil väga palju rääkida küll. Kõigepealt ma küsin Arvi sinu käest, et kas Keeleinspektsioon on juba läbi kukkunud oma töös, sest et nii palju kui mina tänast seda konverentsi siin jälginud olen, keegi ei räägi muust kui AI-st. Et iga AI kiputakse ütlema, mitte tehisaru või mingi muu asi. No üks paneel siin oli või jutuajamine, kus räägiti teist või tiist, et see on ka pandud vägisi, eks ole, selleks pealkirjaks ja kuna see on töö pealkiri, saab muust rääkida. Nojah, üks inimene on kindlasti, kes räägib tehisarust, see on Jaan Aru, eks ole, arusaadavale põhjusel. Aga sellega, võrdlemisi kõrvaline teema küll tänast konverentsi põhiteemad arvestades, aga terminid kujunevad tasapisi aja jooksul ja inimesed otsustavad, mis läheb käibele ja mis ei lähe. Ja juhtumisi on niimoodi, et infotehnoloogiad, see on üsna palju kasutatud inglise lühendeid. Tähendab, räägime eesti sõnadega, aga kasutame sinna juurde inglise lühendeid, et ei mõtle oma lühendeid välja. Et selle poolest see AI on nagu natuke ootuspärane, aga muidugi, miks mitte tehisaru või tei või... Jaa, no lihtsalt meie tänane vestluse pealkiri on see, et kuidas see suur AI siis panna meie keelt rääkima ja me ise ju ei räägi, et ma muidugi hakkan sellel teemal pikalt peatuma, et meil on Eestis terve suur hulk noori inimesi, kes ei oska eesti keelt piisaval tasemel, et oma haridusteedki jätkata ja nüüd me tahame seda suurt AI-d panna eesti keeles rääkima, et ma ei tea, kas see on üldse võimalik või on see missioon impossible siis, võib nii öelda üldse siin eesti keeleruumis. Et Jumal lõi ka kuuldavasti inimese enda näo järgi, nii et kas me üldse saame tahta midagi sellelt AI-lt enamat kui see, kes me ise oleme? Kas me ise räägime piisavalt head eesti keelt? No see on tegelikult väga hea küsimus, sellepärast et tehisintellekt on ju põhimõtteliselt üks võrdlemisi võimekas papagoi, et ta annab meile tagasi seda, mis me talle anname. Ja paraku on niimoodi, et need suured mudelid või need tuntud mudelid, suurte tootjate mudelid, mida me igapäevaselt kasutame, kõik need käed, mis tõusid, ega need ei ole ju mingite kohalike Eesti mudelite kasutajad, need on ikka nende suurte kommertsmudelite kasutajad. Ja nende mudelite treeningmaterjali hulgas on inglise keelt kohutavalt palju rohkem kui eesti keelt. Erinevatel hinnangutel 0,1 kuni 0,4% on seal eesti materjali. Ja selle võrra ta räägib siis eesti keelt kehvemini kui inglise keelt.
Ma usun, et me kõik mäletame möödunud aastal seda suurt mäsu, mis tõusis sellest, kui sai teatavaks, et Eesti riik olla justkui lihtsalt ära andnud meie keelekorpused ja siin eriti teravalt tõid selle probleemi esile just meediamajade esindajad. Väino, olete te nüüd siin ära leppinud vahepealse ajaga, olete te kolmekesi siin sõbrad üldse või? No me pole suured vaelased olnudki, aga... No seda te nüüd jah siin... Aga ma pean ütlema, et täna siia konverentsile tulles, et kui Jaan Aru ütles, et tema ei küsinud Tehisaru käest nõu, mina küsisin Tehisaru käest nõu, just selles kontekstis, et kas Tehisaru on eestikeelne ja eestimeelne, ja küsisin, et milline teos ja milline eesti kirjanik võiks seostuda kõige paremini selle vastasseisuga, mis puudutab meediamajasid, meediasisu, eesti keele korpuse vaidlust ja mida iganes. Ja ma sain Tehisaru käest täiesti adekvaatse vastuse. Juhan Liiv, su kuupse passib minule, sa anna tema mulle, siis küll teeb otsa minule. No, sa mässad jälle. Ja kui ma küsisin täiendavalt Tehisaru käest, et mida ta siis nagu silmas pidas ja kuidas ta seda probleemi kokku võtaks, siis ta tõi mulle 3 väga selget põhjust või tähendust, mis on tänases siin selles saalis kõlanud korduvalt. Läbipaistvus, selged lepingud ja litsentsid, õiglane tasu. Ja mina lisaksin sinna juurde veel ühe 4. ja see on usaldust on ka siin tegelikult natukene selles saalis räägitud, sellest, et kui me nüüd räägime kogu sellest konfliktist, et ma arvan, et meie selle eesti keele korpuse puhul see sai alguse kusagilt mujalt ja põhjus oli ka mingisugune teistsugune väike emotsionaalne paanika, arvatavasti hirm sellest innovatsioonirongist maa jääda, aga ma nägin selle protsessi käigus väga huvitavat sündmust, sest et nüüd, kui me nagu räägime seda, et kui oluline on, et Tehisaru räägiks eesti keelt, et Tehisaru tunneks eesti meelt, et Tehisaru tunneks eesti inimesi ja aitaks eesti majandust, et siis teda tuleb ju treenida materjaliga ja millegipärast seda materjali tahetakse kusagilt saada. Mina olen siis kogu selle aja jooksul kuulnud seda, et kõigepealt on tegu materjaliga, mis ei ole mitte midagi väärt. Järgmisena kuulsin ma seda, et aga meil on seda väga vaja. Aga siis ma kuulsin seda, et aga ega meil raha ka ei ole ja me ei kavatse sellest maksta ja teil ei õnnestu kellegi käest selle käest raha saada. Järgmisena ma kuulsin, et see kõik on vabalt saada. Ma võtsin igaks juhuks oma koti seal lavale kaasa, et keegi ei arvaks, et minu kott on vabalt saadaval selles ruumis ja ma pole sugugi kindel, et kas minu mantel, mille ma sinna garderoobi jätsin, kas see on praegu Rahvusraamatukogu vastutava hoiu all, eks ju niimoodi, et kas mul on kellegi käest küsida, kui siin on jäänud järele hoopis palju parem kasukas, kui ma siit täna õhtul ära lähen. Et hästi palju küsimusi oli, ma kuulsin selle jutu käigus ka näiteks seda, et ajakirjandus on takistus eesti keele ja kultuuri püsima jäämise vahel. Ja siis ma mõtlesin, tegelikult minu loojahing hakkas ka väga toredasti valutama selle peale. Ma ütlesin, et seni olin ma arvanud, et näiteks ajakirjandus, aga ka kirjanikud, aga ka sõnakunstnikud, aga ka heliloojad on tegelikult need, kes loovad eesti kultuuri. Eesti ajakirjandus loob tänapäeva Eesti nagu mõtestatud, kontrollitud, nagu te ajakirjanduse paneelist kuulsite, fakti kontrollitud, siiski pisut nagu teadvustatud, võib-olla nagu mitte viimse piirini teadvustatud teksti, et mis kajastab Eesti elu, eestlase hinge, Eesti kultuuri ja öelda, et see on takistus praegusel hetkel Eesti kultuuri nagu arengul või eesti keele arengul, oli väga solvav. Nii et mina rõhutaksin seda sõna usaldus, et tegelikult, et praegusel hetkel et on ka väga oluline usaldus innovaatorite, usaldus loojate ja arendajate vahel, usaldus riigi, kodaniku, loojate ja ajakirjanduse vahel. No Kaarel, mis tundega ministeeriumi esindaja vaatab praegu seda härrasmeest, kes ei usalda isegi oma kotti jätta sinna vastutavale hoiule, rääkimata oma palitust? Palitu on praegu seal igatahes veel olemas. No oled sa kindel? Õhtul näeme. Äkki on see kasukas, siis on isegi hästi läinud. Väga hea tundega, selles mõttes, et mina esindan kindlasti maailmapilti, kus andmetel on väärtus ja kui me räägime siin praegu paneelis tekstiandmete kontekstis, siis tekstidel
on oma ilukirjanduslik, oma mingi uuringute väärtus, mis on see algne põhjus, aga mina leian, et seal saab olla ka kõrval kaasnev majanduslik väärtus, eks maailm on jõudnud ja tehnoloogia areng on jõudnud sellisesse punkti, et me saame rääkida täiesti uutest ärimudelitest, me saame rääkida andmete väärindamisest, andmete monetiseerimisest, andmete pakendamisest, andmete toodeteks ja siis nendega kauplemisest. Ja mul on väga hea meel, et see teema siin eelmistes paneelides on ka läbi tulnud või kõlanud ja kui me vaatame sellist natuke suuremat pilti, mis toimub näiteks Euroopa tasemel, kus viimased 5 aastat aktiivsemalt, aga sisuliselt kauem on püütud tekitada näiteks sellist ühtset andmeturgu, ütleme siis sellele liidu enda nagu peegeldusena andmemaailma. Ja kui me vaatame näiteks viimast Euroopa Liidu andmestrateegia või andmestrateegiat, siis seal on võetud väga selgelt ka sihiks andmete kättesaadavuse suurendamine näiteks tehisaru treenimise jaoks. Ja ühesõnaga, kui vaadata neid eesmärke niimoodi natuke kaugemalt ja natuke nagu üldistamise tasemega, siis see kõik tulebki kokku koostöö jaoks. Kõik need ärimudelid peavadki sündima koostöös selles mõttes. Kas praegu see ministeerium on teinud kõik selleks, et usaldus nende osapoolte vahel siis olemas oleks või tekiks? Ma saan täna aru siiski Väino jutust vähemalt, et ega see liiga heal tasemel jätkuvalt ei ole. Ma väga loodan, et on ja kui siin viidata tagasi näiteks riigi andmete juhi ettekandele, mis päeva esimeses pooles käis, siis sealt joonistusid välja need 3 sellist andmete valdkonna põhitegevussuunda, millest esimene oli just majanduskasvu temaatika, teine oli tehisintellekt kogu riigis ja 3. oli just läbipaistvus inimkesksus. Et ma arvan, et kui kõik need 3 sammast niimoodi ära katta, siis ja need tegevused sisuliselt ellu viia, mis seal taga on, siis ma väga loodan, et jah, riik on kõik selle jaoks teinud. No Arvi, kui viimati käis olukorrast digiriigis saates kõnelemas, siis ta ütles selge sõnaga, et kogu see jant on tekkinud puhtalt sellest, et meediamajad on Eestis lihtsalt kadedad Meta ja Google'i suhtes ja tegemist on puhtalt ärihuvidega, sest et suur osa reklaamituludest on just nendele suurtele hiidudele kaotatud. On see seisukoht jätkuvalt pädev, olete te vahepeal omavahel rääkinud ja asju selgemaks saanud? Et kas eesti keel on nüüd siis päästetud ka AI kontekstis? No see seisukoht pärineb mul peamiselt Väino käest. Et seda, et reklaamitulude kaotamine Google'ile ja Metale on kuidagi seotud tehisintellekti arutamisega, seda ei ole mitte mina välja mõelnud, vaid Väino käest kuulnud. Ja minu tagasihoidliku arusaama järgi need 2 teemat ei ole mitte kuidagi omavahel seotud. Ma mõistan, et see, kui reklaamiturg muutub niimoodi, et järjest raskem on Eestis selles valdkonnas jätkusuutlikku majandustegevust arendada, see tekitab emotsioone. Ja kui siis juhtumisi mingit muud valdkonda, näiteks tehisintellekti arendavad needsamad ettevõtted, kellele see reklaamiturg kaotatud on, siis ma täiesti mõistan, et on teatud trots nende ettevõtete vastu. Samas need ettevõtted on väga palju suuremad kui Eesti riik ja me ju ei tee ka selle põhjal järeldust, et kui üks eestlane kuskil, ma ei tea, Soomes vargil käib, eks ole, selle põhjal me ei tee järeldusi kogu Eesti kohta. Samamoodi ei ole mõtet ühe Google'i osakonna järgi teha järeldusi teiste Google'i osakondade motivatsiooni kohta. Ja olles nüüd eriti tiihüppe raames kohtunud nii Google'i kui ka OpenAI suhteliselt kõrgetasemeliste tehniliste inimestega, ma julgen öelda küll, et need on peast teadlased. Nemad ei taha kellelegi mingisugust käru keerata, nemad tahavad head asja teha. Ja vist vastama, olen kuulnud ka lisaks sellele, et meediamajad on kadedad, olen kuulnud ka seda, et loomeinimeste toitmine ei ole meie ülesanne ja tegelikult sellel samal ühel EKI seminaril kuulsin tegelikult ka vist, kui ma eksis sellise ministeeriumi esindaja suust, kuulsin ka seda lauset, et me kõik saame aru, et romaani kirjutamine on hobi, eks, mis ei peakski majanduslikult ära tasuma. Et siiski soovitan lugeda Eesti põhiseaduse nagu sissejuhatust, kus räägitakse Eesti kultuuri ja keele püsima jäämist ja ma arvan, et seda räägitakse selles kontekstis, et see peaks püsima jääma Eesti inimeste
inimestele, mitte nendele masinatele, mis otsivad mustreid. Et kui me räägime Google'ist ja Facebookist, siis sellisel juhul tahaks veel tuua veel lisaks usaldusele veel teemaga julgeolek, sest et kõlas siin hetk tagasi ka lause, et need on teinekord suuremad kui riigid, et tasub mõelda siis, kas me oma eesti keele ja kultuuri püsimajäämise saame usaldada Facebookile või Google'ile, kes ühel hetkel ütleb, et talle on kasulik, näiteks Facebook, et talle on kasulikum jagada täielikku desinformatsiooni ja väljamõeldist. Või kui me usaldame oma keele ja kultuuri hoidmise Google'ile, kes ühel hetkel ütleb, et Euroopa inimestel ei ole näiteks oluline kvaliteetse faktikontrollitud ajakirjandussisu kättesaadavus. Et kuna meil on lüliti, et me saame selle välja lülitada, et siis me võime seda kasutada. Minu meelest sellisel juhul tuleb veel olulisemaks, saab see küsimus, et kas me suudame ühtepidi hoida neid andmeid omaenda jaoks, kas me suudame neid mudeleid arendada ise, kas me oma keele, kultuuri ja oma selle tehisaru eestikeelsuse ja eestimeelsuse eest suudame piisavalt hoolt kanda ja kas meil on selle jaoks vahendeid või kas meil on soovi selle jaoks vahendeid kusagile ka paigutada. Minule tundub, et see on julgeoleku küsimus, see on Eesti riigi, Eesti rahva püsimajäämise küsimus ja täpselt samamoodi, nagu me ostame praegu mingisuguseid lühi- ja keskmaarelvi ja kaevame kusagile kaevikuid, täpselt samamoodi peaksime me siis võib-olla sama suuri summasid panustama just selle sama keelemudeli oma arendamisele iseenda jaoks ja selle jaoks on meil vaja usaldust. Ja selle jaoks on meil vaja usaldust, selle jaoks on vaja seda tunnet, et mina ei pea vaatama näiteks loovisikuna, ei pea vaatama kuidagi kogu aeg selja taha, et kas Eesti riik ei tõmba mul pükse maha või kas Eesti teadlased või Eesti arendajad ei tõmba mul pükse maha, aga millegipärast mulle tundub, see tunne on olemas. Ja me näeme seda kogu Euroopas, me näeme ka maailmas, et tegelikult seesama tehnoloogiasektor on väga tugeva lobivõimega. Nad on väga tugeva lobivõimega ja tegelikult, nagu öeldakse, et kui materjali saab tasuta, energiat saab tasuta blogspot.com, eks ju, ja neid akutrellide tegemise vahendid, eks ju, on võimalik hästi kokku varastada, siis loll on see ärimees, kes seda ei tee, aga kusagil on eetika, kusagil on reeglid, kusagil on seesama läbipaistvus ja kusagil on tõepoolest see usaldus. Nii et mina kutsun üles selles küsimuses küll läbipaistvusele ja usaldusele. Arvi? Jah, nagu Väino alguses ütles, aga me ei ole päriselt ülis olnudki ja ma ka siin olen nagu üsna sama meelt, eriti selle julgeoleku teemal. Et see ongi see põhjus, miks me hoolega hoidume sellest, et ennast siduda ühe või mõne välismaise tootjaga, eriti kommertstootjaga, eriti kahtlases riigis asuvaga. Ja see on see põhjus, miks on tarvis Eestis arendada samuti tehisintellekti alast teadus- ja arendustegevust. Ise neid mudeleid luua kuni selleni välja, et meie jõustruktuurid ju ei tohi ja ei tohikski tohtida kasutada kuskil mujal majutatud teenuseid. Neil peab see asi olema majutatud iseenda keldris ja see ongi ainuke võimalus, kuidas nad tohivad neid tänapäevaseid tööriistu kasutada ja selleks peavad nad olema meie kontrolli all ja me peame olema, meie selle valdkonna teadus peab olema niisugusel tasemel, et me saame ise hakkama. Ma tahan sinna juurde lisada tõepoolest ka veel selle, et tegelikult, et kui meie vahel midagi on, siis näiteks on meie vahel tõesti seesama eesti keele korpus, mille nagu kõik juriidilised nüansid minu arvates tänaseni ei ole veel nagu lahendatud ja me ei saa öelda, et meie vahelised nagu suhted selles osas oleksid läbipaistvad. Et võib-olla see on ainukene, mida me võib-olla nagu peaksime lähiajal päris selgelt ära klaarima, et me teaksime, kuidas on lood autoriõigustega, kuidas on lood selle korpuse kasutamisega ja tegelikult tasub ka mõelda selle peale, mulle tundub, et selle korpuse kättesaadavaks tegemisega juba praegusel kujul selle 4 miljardi sõne läbi on tegelikult tekitatud Eesti loovisikutele mingisugune kahju, mida võiks kuidagi kompenseerida. No see õigusruum on ülitähtis selle asja juures loomulikult ja ma olen aru saanud sellest, et ei ole isegi niivõrd enam autoriõigustes küsimus, vaid isikuandmed on võib-olla vaata, et karmim teemamgi. Aga Kaarel, sa lubasid aasta tagasi juba umbes täpselt, et ministeerium ajab selle õigusruumi korda, tekitab uued seadusemuudatused ja kõik ongi jälle klaar. Kaugel sellega ollakse?
sellist lubadust enda suust ma nüüd ei mäleta. Võib üle kuulata saate pärast. Kui ütleme sellist kirjanduslikku liialdust siia võtta, siis tõsi ta on, õigusruum on ju pidevas muutuses ja kui me jälle vaatame nüüd esimese hooga näiteks Euroopa poole ja ma viitasin siin natuke aega tagasi Euroopa Andmeliidu strateegiat, mille põhjal millega koos on praegu Euroopas toimumas selline lihtsustamise pakett, mida hellitavalt omnibussideks nimetatakse. Juba sealt tegeletakse siis eelkõige isikuandmete nurga alt siis andmete kättesaadavuse laiendamisega. Ja Eestis on ka terve hulk protsesse käimas, toimumas on isikuandmete kaitseseadusega seotud tegevused, käimas on keeleandmestike kui väärtuslike andmestike kategooria määramisega toimuvad tegevused ja nagu eelmine paneel siin tegeles, siis selline väga selge ühiskondlik debatt käib ka autoriõiguste teemal, et see, kui me vaatame andmete maailma, siis see ongi selline väga lai ja mitmetahuline pilt, kus me peame vaatama nii isikuandmeid, nii autorikaitsega seotud andmeid, kui ka avaandmeid. Ära pahanda, aga väga tuttav jutt tuleb see kuidagi ette. Ma AI käest siin ükskord tahtsin midagi saada, siis ta rääkis ka väga enesekindlalt kõik, mis kohe ta teeb ja aitab mind ja siis umbes poole tunni pärast ma sain aru, et ikka kui tahad, et midagi tehtud saaks, peab ikka ise ära tegema. Et kas sa siin julged lubada siis mingit tähtaegu või et Väino ei jätaks kotti selga, kui ta tuleb meil. No ma kardan, et meiel ei tea, et kummas suunas seadusloome toimub, sellepärast, et ega ei ole loojatel kindlust ka Euroopa Liidus ei selle tehisaru määruse valguses. Kuuleme seda samat Euroopa Parlament selle Aksel Vossi raportiga praegu tegeleb, et vaadata üle see sama teksti andmekaeve erand ja kus praegu ka tegelikult kaalutakse ühtepidi selle litsensituru päris selge üle-euroopalise litsensituru võimaluse loomist ja teisipidi ka ikkagi kompensatsioonide maksmist loojatele selle kahju eest, mis on tekitatud senise sisuliselt vargusega. Et ma loodan, et vargust ei nimetada edaspidi innovatsiooniks ümber. Et see on nagu minu kõige suurem lootus selle asja juures. Arvi, ma tahaksin ühe asja veel ära klaarida, sest tegelikult on meil see pealkiri ikkagi, et mismoodi ta siis eestlase moodi mõtlema panna. Et kas meil on olemas see oht, et tekibki justkui illusioon. Kõik olid siin saalis üksmeelselt nõus, et täna räägib see asjandus, ma ei tea, kuidas ma julge enam midagi öelda seda kohta, et ma äkki ütlen ka, see tuleb öelda, jah. Et see asjandus räägib ju eesti keelt küll ja kirjutab, et milles üldse probleem on, aga kas ei teki muret, ta oskab justkui eesti keelt ja neid sõnu, aga ta tegelikult sellist, ma ei tea, meie kultuuri ja konteksti ikkagi ei tea ega ei saa sellest aru. Et selline näiline keeleoskus. No see on võib-olla asi, mille osas on tehnika viimase 10 aasta jooksul täiesti vastupidiseks arenenud võrreldes sellega, mis ta oli. Tükk aega rääkisime seda, et me tegeleme ainult keelega, et see on ainult vorm, et sisu ei huvita. Kui me spellerit treenime, siis tõepoolest niimoodi see oligi, kui me tahame teada, kuidas sõnu õigesti kirjutada. Aga kui me hakkame mingisuguseid tähtsamaid ülesandeid talle andma, näiteks kui Riigikogus kasutatakse tehisintellekti, siis muutub selle tehisintellekti meelsus oluliseks. Alates niisugustest küsimustest, kas väikeriikidel on eluõigus, kas jõud on sobilik riikide vaheliste suhete lahendamise meetod ja nii edasi, aga ka maailmavaateliste küsimusteni, liberaalsuse, konservatiivsuse skaalal, eks ole, kus asuvad need mudelid. Ja seal see vastus eriti kellest ei sõltu, ta sõltub rohkem sellest, missugust nagu sisu poolest materjali on talle sisse antud. Ja see on koht, kus võiks isegi mõelda niimoodi, et on andmete omaniku aktiivne huvi oma andmeid sinna toppida, selleks, et see mudel mõtleks rohkem nagu mina ja vähem nagu nemad. Head sõbrad, kas teie arvates... Tekitage minust see huvi on minu nagu see hetkel praegu minu resümee võiks olla, sest et praegusel hetkel me ei tea, kes on andmete omanik, sellepärast, et see on kuidagi juriidiliselt ebaselge ja ma pean ütlema, et me jõuame ju kokkuleppele kohe, kui me oleme tegelikult täiesti mõistlik seesama saavutanud selle usalduse, et meil ei teki tunnet, et tagaukse kaudu
tuleb keegi sealt tagant ja võtab mu koti siit lava pealt ära sellel ajal, kui ma räägin tähtsat juttu. Tõsine usalduskriis peab mainima. Aga ma küsin ikkagi sinult siis sellist asja, et mismoodi me selle asjanduse seal siis suudame seda eesti keelt ja eesti mõtlemist siis nagu tegutsema panna, kui te ei ole nõus enda sisu andma selle jaoks, et sa ei oleks saanud Juhan Liivi ka tsiteerida. Ma olen rääkinud sellest, et on läbipaistus, ma olen rääkinud selged lepingud, selged litsentsid, ma olen rääkinud õiglane tasu ja ma rääkisin viimati sellest, et meil peaks olema usaldus. Et kui me oleme kõik need 4 punkti läbi vaadanud, ma arvan, et sellest me isegi räägime siinsamas majas lähipäevadel veel sellel teemal, aga kusagilt ei maksa jääda, et jääks see mulje, et meediaettevõtted istuvad oma sisu otsas nagu koer heintel, mida ma olen ka kuulnud, eks ju niimoodi, et me ei istu selle otsas, me tõesti oleme loojad ja see on meie töö ja see on see, mis toob meile leiva lauale. Te oleksite nõus raha eest andma. Kui keegi arvab, et ta tuleb ja võtab selle ära, siis see ongi see olukord, su kuup, see passib minule. Eesti looja on juba sellel aastal, eks ju, ühtepidi sellepärast, et ta tehisaru ei kasuta, on juba kandnud kahju, ma saan aru, eks ju, sellepärast, et ta on juba oma turjale võtnud netikasiinode maksukoorma, et oleksid nad kasutanud seda väikest vidinat, eks ju, siis see oleks olnud väga tore, eks ju, niimoodi. Aga et palun tulge, küsige, räägime läbi, sõlmime lepingud, sellised näited on olemas Hollandis. Sellised näited on praegu enne jõulu vastupidi just Norra rahvusraamatukogu sõlmis lepingu Kopinooriga Norra meediasisu kasutamise jaoks Norra rahvusliku keelemudeli treenimiseks. Seal sees on väga konkreetselt määratletud tingimused, kuidas seda tehakse, millistel tingimustel, kuidas seda saab tagasi võtta, millised on need isikuandmete kasutamine, kuidas seda andmekogu, kas tohib või ei tohi edasi anda või kasutada muul otstarbel. Ja seal sees on ka Norra riigi makstav iga-aastane stipendium selle õiguse. Kaarel, aga mis me siin jalgratast leiutame, et ütled AI-le, et võtad see Norra näide eeskujuks ja tee eesti keelde? Hollandi näide on nagu näiteks see, et kus Hollandi teadlased, Hollandi riik ja Hollandi sisuomanikud on loonud nagu ühisettevõtte, kus nad arendavad tegelikult Hollandi rahvusliku keelemudelit täpselt samamoodi. Ja ma olen seda aasta aega rääkinud, et kus riigi roll on tegelikult loojate õiguste jõustamine, mitte loojatega võitlemine. Jaa, Hollandi näide on hästi teada ja kui sinna sisse vaadata, siis tegelikult me jõuame saame vastuse küsimusele, et kui palju maksab sõna, eks ole, sest seal on olemas ka teatud selline hinnastuspoliitika. Suures pildis nõus ja tahan korrata seda mõtet või et jääks kõlama see mõte, et kui meil uuel tehisaru ajastul on olemas uued ärimudelid, ärivõimalused, siis me peame need üles leidma, neist kokku leppima ja neist kasu saama. Muidugi nüüd kindlasti teine vaatenurk sellele küsimusele on ka see, et kui me vaatame näiteks OpenAI'd, kelle nädalane kasutajate arv on kas 800 miljonit või midagi sellist, kui väga neid peaks huvitama mingisugune eestikeelne kogukond, kes kuskil enda asja ajab, et võib-olla see mõtteviis on hoopis tagurpidi, et võib-olla see ongi meie huvides, et kui ma küsin tehisaru käest, et kes see Arno ikkagi on, siis ma saan korrektse vastuse, eks ole. Et tegelikult peaksime meie hoopis maksma nendele suurfirmadele ise raha, et nad üldse eesti keelt võtaksid kasutada, arendada seal. Kas maksma, aga tõde on ka see, et kui on kellelgi ettekujutus, et meil on postkastid täis toodud tehnoloogiagigantide kirju, et palun tulge ja andke meile oma andmeid, see ei ole tänane olukord. Millist probleemi me sellisel juhul lahendame? Ma saan aru. Meil tegelikult selgus sinna debati alguses probleemi pole. Me lihtsalt rääkisime maja täis, et selles mõttes kõik on hästi tegelikult. Kas pole? Ma tea, Arvi, võib-olla viimane sõna ka, et Urmas Vaino ei saaks küsida meie käest midagi. Et ütle midagi lootust andvat, et kuidas panna eestlase moodi mõtlema see tehisaru ja kas see üleüldse on hea mõte, sest kui ma nägin ennem siin seda Margus Saart kõnelema, siis ma väga tahaksin, et ta ei oskaks nii hästi eesti keelt
ja ei oskaks Et ta Reimo Sagori häälega ei räägiks. Et ma saaksin aru, et tegelikult ei ole see minu hea sõber Margus Saar, vaid et see on mingisugune robot, kes seal tegelikult seda asja teeb. Äkki ei olegi hea mõte see? No aitäh selle lõputsõna võimaluse eest, et see on suur vastutus ja ma arvaksin, et need tööriistad on siin igal juhul. Et me ei räägi praegu sellest, et kas nad tulevad ja võtavad meilt töö ära või mitte. Mina näiteks tükk aega teenisin elatist, mulle tõi leiva lauale tõlkimine ja ma lõpetasin selle aastal 2004, sest see muutus jätkusuutmatuks majanduslikel põhjustel. Ja seetõttu see olukord on mulle väga tuttav, ma olen selle ise läbi teinud. Ja pärast seda teinud muid asju. Need samad uued ärimudelid, eks ole, et kui nad kuskil on, siis me peame nad üles leidma. Me peame leidma meetodi, kuidas need tööriistad, mis niikuinii on siin ja niikuinii võtavad meilt leiva ära, kuidas nad teeksid seda viisil, mis ei kahjusta Eesti kultuuri ühtlasi. Väga hea, minul on alati olnud hea meel sellistel konverentsidel osaleda, sellepärast just, et mitte nii väga, mis siin laval räägitakse, vaid see, mis toimub kohvipauside ajal, see on omavaheline vestlus, sest selgub, et kui omavahel inimesed ja osapooled räägivad, siis nii mõnedki mured saavad lahendatud ja ma loodan, et see kohvipaus, mis nüüd kohe algab, selle sama eesmärkiga kannab. Aitäh teile, head inimesed, kõnelemast ja ma ei tea, nüüd Urmas tuleb ikka ja küsib, eks ole. Jaa, ma tulen muidugi, aitäh kõigepealt, suur tänu vestluse eest. Ja võib-olla lihtsalt annaks siia lõppu ühe repliigi ja siis ikkagi võtaks ühe küsimuse ka. Repliik on muidugi sellega seotud, mis puudutab eesti keele rääkijate arvu, et ei kasva see, et pigem nagu kahaneb, et see on ikkagi kõigi ühine asi, mitte ainult Eesti Keele Instituudi asi hoida seda eestikeelset kultuuri, vaid tegelikult in corpore meie kõigi asi. Aga väga sisuline küsimus ka, et Väino, mis seal kotis on nii väärtuslik, lihtsalt enda jaoks, võib-olla sõbra jaoks küsin, et lausa... Ma natukese hirmus oli siin kõrval istuda küll ausalt. Seal on tehisaru vastused praegu minu küsimustele. Kõik välja prinditud, väga hea. Juhan Liiv on seal sees. Suur aitäh, Tanel Talve modereeritud, Väino Koorberg, Arvi Tavast, Kaarel Sepp teie ees arutlemas.